Tondi ülesõidu ümberehitamist on juba kaua oodatud. Sel ristmikul toimub raskeid avariisid üsna sageli. 5 viimase aasta jooksul on olnud neid juba 85. Samuti on ülesõiduristmikul keeruline pöörata nii Kotka tänavale kui ka Kotka tänavalt üle raudtee. Tegemist on väga olulise liiklussõlmega piirkonna elanikele. Siinsamas kõrval Tondi asum on kasvanud, samuti on iga aastaga lisandunud liikluskoormust. Võib öelda, et sellisel kujul, nagu see täna on see ülesõit siiski ohtlik. Meie lootus on, et oleks võimalik liiklus siin avada juba suve lõpuks või sügiseks. Ristmikku ehitatakse mitmes etapis. Esimene etapp, mis kestab aasta, plaanitakse teha ettevalmistusi, uute viaduktide ehitamist ja nende paigale lükkamist. Samas luuakse raudteepeatusesse uued kaldteed ja remonditakse osa Kotka tänavast. Teises etapis ehitatakse Tondi ristmikku ja kolmandas etapis kesklinnapoolset tänavaosa. Meile eraldatakse just aknad, raudteeaknad, millal me paneme kinni kogu rongiliiklust 53 tundi. Selle ajal me peame kaevama välja kogu selle muldkeha olemasoleva ja siis spetsiaalsete tundgraudadega ja liibritega need uued viaduktid peale panna. Pärast ristmiku uuendamist ei pea enam jalakäijad ega autod raudteest üle sõitma ja vasakpööre Kotka tänavale muutub samuti sujuvamaks. Täna käisid kohalikud inimesed linnaosa valitsuse ja ehitajaga kohtumas, et oma küsimustele vastuseid saada. Mind huvitab see, kuidas ma oma tütre juurde saan, sest ma elan ise siin, ütleme, Nõmme tee ristmikul ja ma sõidan tütre juurde 4 minutiga. Aga kui nüüd pannakse see kinni, siis ma sõidan läbi Kristiine või ma sõidan läbi sealt kuskil Pärnu maantee, ei tea, X kaudu 40 minutit. Ehitaja siiski nii optimistlik liiklusel avamise suhtes ei ole. Tema arvates võtab see töö vähemalt 4 kuud.